Okei. Mis küsimus on, mida on sellel aastal mult kõige rohkem küsitud ja teie ilmselgelt olete ka terve selle aja mõelnud. Ja ma olen seda palju kuulnud. Ja see on see, et Aleksander, miks sa Kihnu Virve maha lõid? Ja ma ütlen teile. Vaata, ma ei tahtnud Kihnu Virvet maha lüüa. Aga vaata, Kihnu Virve sündis esimese vabariigi ajal. Ja ta leidis lõõtsa. Akordioni, ütleme siis, kõrge rahva keeles. Ja ta hakkas raiska akordionit mängima. Mängis vabariigi ajal, mängis okupatsiooni ajal, mängis Saksa okupatsiooni ajal, terve sõja aja mängis kannelt, eks ole. Akordion ta muidugi Stalini aja, Hruštšov, eks ole. Kõik terve Nõukogude Liidu 45 aastat tema muud kui paneb akordion. Ma kannatan ära. Tuleb vabariik, eks ole. Tuleb kroon, eks ole. Mis meil veel tuleb? Eurovisiooni võidame. Dave Benton. Tema muud kui Virve lihtsalt kanneldab. Vaata. Ja mis meil tuleb? Meil tuleb iPhone, eks ole. Meil on nüüd iPhone Pro 14 Max. Ja Virve lihtsalt niimoodi paneb edasi. Ja vaata, ma olen tolerantne inimene. Aga kuskil minu kannatus ka katkeb. Mul on see täitsa persses, kas sa saad selle kuradi akordioni mängimise üks kord lõpetada. Sa oled 89 aastat mänginud akordionit. Sa oled vanem kui leib ja sa ikka mängid seda akordionit. Ja mulle tõesti sai ka, ma olen tolerantne inimene, aga mul sai kannatus otsa. Ja kurat, ma tegin parve endale, ma aerutan sinna Kihnu saarele. Ma olen jalaga raisk Kihnu Virve ukse lahti. Ma ütlen, Kihnu Virve, sul on praegu 2 valikut. Sa kas igaveseks taandud avalikust elust või ma raisk löön maha su. Kihnu Virve, mis ta arvad, mis Kihnu Virve selle peale tegi? Kihnu Virve oli nagu nii. Ja siis ma sain aru, fuck, see on Kihnu Lirvaapis, türa. Nii, lähen kõrval majja, Kihnu Virve, ta valmine jalaga, Kihnu Virvele ukse lahti. Ütlen, Virve, vaata siia. Ma annan sulle 2 võimalust praegu. Sa kas igaveseks raisk taandud meelelahutusvaldkonnast ja avalikust elust või ma raisk löön maha su. Mis ta arvad, mis Kihnu Virve ütles selle peale? Ta ütles, muidugi taandun avalikust elust. Absurdne see kuradi pakkumine ju. Ja ma absoluutselt ei oodanud, et ta seda ütleb. Ma olin nii üles kerind ennast, ma olin täitsa veendund, et ta ütleb mulle, käi perse, ma ei taandu avalikust elust. Mina ja akordion surmani. Nii, ja siis ma ikkagi pidin ta maha lööma, see oleks fucking piinlik olnud, kurat niimoodi tagasi tulla ju. Imelik oleks, mis ma siis räägiksin, ma ei tea. Aga ühesõnaga, siis kui ma vaatasin teda seal lebamas, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et nekrofiilidel võib vaata raske elu olla. Ei no, selles mõttes, et laibatad ära kellegi, vead ta koju ja siis järsku saad aru, fuck, sa ei ole minu maitse. Awkward. Ja siis pead temaga mingit small talki hakkama ajama. Hei, asi ei ole sinus, asi on minus. Me võime ikka sõbrad olla. Ja siis kuna sa oled siuke tuss, sa ei suuda seda nagu lõpetada ka, siis sa hakkadki hängima temaga ja siis pead koos temaga surnud inimeste asju tegema. Vaata, mul ka vaglad tulevad siit välja. Ja mul mädanes silm peast ära.